Head vaatajad, mina olen Nele Kullarkupp ja toon nende kohalike omavalitsuste valimiste eel teieni saatesarja Tallinna linnapea kandidaatidega. Küll aga teete teie siinkohal meie eest pool tööd ära. Nimelt, teie esitate küsimused, mis teid linnaelu juures kõige rohkem paeluvad. Ja meie lähme toome meerikandidaatidelt teile vastused. Seekordses saates usutleme Reformierakonna Tallinna linnapea kandidaati, kelleks on Maris Lauri. Millal lõpetatakse omavaheline kaklemine? See sõltub inimestest ja avalikkuse ees on näha kaklemist ikka siis, kui need osalised on need, kellel meeldib kakelda. Minule ei meeldi. Olen sotsiaaltöötaja. Kas meie eluga paremaks tehakse või oleme ikka käsunduslepinguga tööl, mis on kõige alatum leping? Tegelikult ei tohiks olla käsunduslepinguga sotsiaaltöötajad tööl, vaid peaksid olema tõesti lepinguga palgatöötajad tööl. Kindlasti seda tuleb üle vaadata, millised on need reeglid ja miks see just on niimoodi valitud. Ja ma eeldan ikkagi seda, et kuna sotsiaaltöö on linna vastutus, siis linn peab ka hoolitsema selleks, et need teenused saaksid pakutud ja see tähendab, ta peab hoolitsema ka töötajate eest. Kuidas teha nii, et oleks võimalikult vähem ummikuid? See on hästi keeruline probleem, aga alustuseks tuleb kindlasti vaadata, et need tänavad oleksid mõistlikult planeeritud. Teiseks, et ühistransport oleks kiire ja mugav, sest siis sõidavad inimesed rohkem busside ja trammidega ja vähem autodega. Ja kindlasti tuleb vaadata üle vooritsüklid, kõik sellised sõidureeglid, et liiklus oleks sujuvam, siis tuleb ka vähem ummikuid. Minul on küsimus, et kas haljasalad peaksid olema kasvanud umbrohtu, et äkki saaks selle umbrohu ja need pargid ilusamaks teha? Kindlasti ei tohiks pargialal olla umbrohtu, et võib tõesti niita madalalt, teha nii-öelda inglise muru ja võib teha kõrgemat muru, lillemuru, aga umbrohul kindlasti ei tohiks lasta kasvada. Kas oleks mingeid plaane siis linnakodanike just siis ostuvõime juures siis nagu kinnisvara hankida, kui võtta just nooremad inimesed, kellel ei ole olnud võimalust või aega päris töö kooli kõrvalt endale suuremat kapitali tekitada, arvestades praegu olukorda siis maksude, laenudega, kuidas oleks nendel võimalik endale tuleviku kodu planeerida sellise mõttega, et nad ei pea igavesti üürima asju, vaid nad saaksid siis endale võimaldada päris kodu. See on keeruline probleem ja linn saab üht-teist teha, aga mitte ainult linn. Et siin on kindlasti ka riigi teatud samme vajalik. Aga mida saab teha linn? Linn saab teha niimoodi, et ehitataks ja renoveeritaks rohkem kortereid ja see tähendab erinevate lubade ja planeeringute protsessi kõvasti kiiremaks tegemist. Erinevatel hinnangutel langeksid siis ruutmeetri hinnad 10–20%. Lisaks tuleks võtta maha mõttetud nõudmised, näiteks ei pea iga korteri juures olema ilmtingimata parkimiskohta. Mina olen lugenud ka erinevaid hinnanguid, kus võib tähendada 50 000 täiendavat kulu, seda kesklinnas küll. Samuti tulebki vaadata seda, et järsku saab näiteks ümber ehitada büroohooneid elamuteks. Tõenäoliselt seda protsessi kiirendada, kui ehitajatel, renoveerijatel lähevad hinnad madalamaks, siis on ka turul soodsamad hinnad. Kui tuleb pakkumist juurde, siis on ka hinnad lähevad soodsamaks. Et see on see osa, mida saab linn teha. Riigi poolt, olles Riigikogu liige, siis näiteks võiks riik analüüsida seda võimalust, et teise pensioni tehtud sissemaksed oleksid täiendavalt tagatiseks just nimelt esimese sissemakse tegemiseks. Kuidas te hoolitsete selle eest, et te normaalseks jääksite? Ma käin kindlasti jalutamas iga õhtul, mul on koer ja ma suhtlen inimestega ja ma kinnitan, et mul on väga toredad ja normaalsed sõbrad ja tuttavad, nii et hoopis teistest eluvaldkondadest. Kas majaesiste kõnniteede lumekoristus tuleb? Ma arvan, et see peaks tõesti tulema, et lumekoristus on osadele inimestele väga raske ja kui on tuisk,
siis me kõik teame, et kui me läheme tööle, siis me ei saa seda teha. Miks on Tallinn eriline? Ühelt poolt Tallinn on Eesti pealinn. Siin on olemas väga palju kultuuri ja ajalooväärtusi, mida me võib-olla siin elades tihtipeale ise tähele ei pane. Ta on tõesti Eesti majanduse süda, ta võiks olla seda veel rohkem ja rohkem Eestit edasi vedada. Mulle meeldib Tallinna juures see, et ta on hästi mitmekesine. Meil on nii-öelda puittasumeid, meil on aedlinnu, meil on moodsaid elurajoone ja meil on natuke vanemaid elurajoone, nii et ta on hästi mitmekesine ja tõesti rohelust on tegelikult päris palju. Loomulikult ma peaksin küsima, et kuidas ta tahaks arendada seda nagu koguduste ja linna koostööd. See on ikkagi omavaheline suhtlemine. Mida üks saab ühele ja teisele pakkuda ja mis on ühe või teise osapoole nii-öelda soovid. Mina arvan, et suhtlemine, rääkimine on üks väga oluline komponent poliitiku ja kindlasti ka linnavalitsuse liikme linnapea tööst. Kas ühistransport plaanitakse tasuliseks teha? Kindlasti ma leian seda, et lastele, eakatele, puudega inimestele peaks ühistransport olema tasuta. Aga me peame mõtlema selle peale, et kui me tahame teha oma bussivõrku ja ühistranspordivõrku paremaks, siis võib-olla oleks mõistlik natukene igal ühel töötaval inimesel panustada. Mitte palju, pisikesena kuukaardi näol näiteks. Eriti kui me tahame luua bussi ja muid ühendusi naabervaldadega. Et siis võib see olla mõistlik ja siis tuleb kaaluda, kuidas seda tekitada. Kindlasti mitte koormavat, aga just niimoodi vastutuse tõstmiseks, sealhulgas ka selleks, et kui inimene on midagi natuke maksnud, kas või pisikese summa, siis ta tunneb rohkem vastutust ja hoiab